Oleme Muhu saarel Koguva külas Tooma talus ja tegemist on muide kuulsa kirjaniku ja luuletaja Juhan Smuuli sünnikoduga. Täna asub siin Muhu muuseum ja oleme tulnud siia selleks, et vaadata muuseumi uut näitust nimega Tubakast Muhu moodi. Kuidas siis vanasti piipu popsutati ja kas ka kuulus kirjanik Smuul oli piibumees, seda asumegi nüüd uurima. Muhu muuseumi kõige kuulsam talu on vast Juhan Smuuli sünnikodu Tooma talu, aga kus kohta me nüüd praegu tulnud oleme? See on väljatalu hoone, millest pidi saama talu uus eluhoone, aga kuna see ei saanud toona 30-ndatel valmis, siis on siin praegu muuseumi kontor ja püsiekspositsioon tekstiil ja ajutiste näituste ruumid. Millised hooned ja sellised talud veel Muhu muuseumile kuuluvad? Lisaks Tooma talule, kogu kompleksile ja sellele eluhoonele siin on koolielu. Ehk siis väike küla koolimaja. Ja praegu meil talv, veebruarikuu, et millega muuseum tegeleb talvel, et kas teil on talvepuhkus või mis te teete? Talvepuhkus meil ei ole, nagu ma arvan enamus muuseume tegeleme me põhiliselt andmete sisestamisega muuseumide infosüsteemi. Et sellega on tööjärg ees ja valmistame ette suviseid sündmusi, aga näed, täna avasime ka väikese ajutise näituse. Kuidas teil talvel muidu inimesi käib siin? Juhuslikke väiksemaid gruppe ja üksikuid paare talve jooksul ikka käib. Näiteks täna on tulemas 12-liikmeline grupp. Aga on ka üsna vaikseid päevi. Võib juhtuda, et nädal aega ei tule kedagi. Aga Tooma talu on muidu avatud, et kas sinna sisse ka talvel saab või see on ainult suvel? Me oleme avatud aasta ringi. Selle vahega, et suvel oleme avatud 7 päeva nädalas ja talvel on meil 2 suletud päeva, pühapäev ja esmaspäev. Millised plaanid teil nüüd järgmiseks suveks on? Tavaliselt me avame alati hooaja alguseks mõned uued näitused, mis jäävad üles terveks suveks. Ja muidugi see ürituste kava, aga sellest ei ole mina kõige pädevam rääkima. Mida Muhu muuseumis üldse näha saab? Põhiliselt saabki näha siis Tooma talu, kõiki abihooneid, mille uksed on avatud, elumajast saab sees käia, abihoonete ustest saab sisse vaadata, nähtaval on taluvara, tekstiiliekspositsioon ja ajutised näitused. Lastegrupid saavad, sõltuvalt sellest, mis huvi neil on, et kas saavad lihtsalt giidituuri või saavad mängida maastikumängu. Suvel kindlasti kultuuriüritusi, tantsud, kontserdikavad. Ja kui tuleme nüüd tänase näituse juurde, siis näituse nimi on Tubakast Muhu moodi, et kuidas see nimi tekkis ja mida see tähendab? Tekkis tänu sellele põhiliselt, et seesama, mis oli näituse ajendiks. Meile tuli 2 taluperest suitsetamisega seotud kraami. Siis me saime seda nipet-näpet juurde ja kuna meie muuseum kogub põhiliselt Muhuga seotud esemeid ja sellise seeriaviisiliselt toodetu ja mitte muhupärase vastu väga huvi ei tunne, siis seal hulgas oli, mida me otsustasime mitte säilitada. Aga siiski ka poesigariti on Muhus suitsetatud, nii et me otsustasime, et me paneme selle kõik korraks muuseumisse välja ühele väikesele näitusele ja pärast otsustame, mis me vastu võtame ja mida mitte. Ja muhulastel ikka Muhu moodi, et meil oli võimalus taas näidata ilusaid, väga muhupäraseid tubakakotte näiteks. Kas Muhu inimestel on olnud tubakaga ka kuidagi erilisem suhe võrreldes mandri inimestega näiteks? Ma arvan, et selles mõttes mitte, et sel ajal, kui Muhus kasvatasid mehed tubaka endale ise, kasvatati seda ka mandril, võib-olla need Muhu tubakakotid ongi kõige sellisem silmatorkavam. Et just need kõige edevamad ehitud tubakakotid, et need olid ruudiköima kotid, ehk siis kui noorpaar oli kihlatud, siis pruut koos kaaskonnaga käis perest peresse, kaasas just nimelt selline väga uhkelt ehitud tubakakott, ruudiandeid, ehk siis veimevaka jaoks kraami korjamas ja kes siis pruudile midagi andis või kinkis, sellele siis pakuti sealt tubakakotist näpuotsaga tubakat. Teil oli täna plaanis teha ka suitsurõngaste puhumise töötuba, et mis moodi see oleks välja näinud ja kuidas sellega, miks see ära jäi? See oleks välja näinud siis nõnda, et siseruumides me ei suitseta, meil on siin suitsuandurid laes, hakkavad ulgama. Et ütleme nii, et tegelikult oli see mõeldud intrigeerimiseks. Ega meil talviste näituse avamistele väga palju inimesi kokku ei tule. Ja siis panimegi sellise lause, et näis, kas keegi see peale tuleb. Muuseumis suitsetajaid ei ole ja töötoan reklaamisime me seda just seepärast, et õpetajat meil pakkuda ei ole, muuseumis ei tööta ühtegi suitsetajat.
aga noh, et ühiselt proovida, et kas tuleb välja, jah, et seda oleks võinud. Noh, me kujutasime ette, et me teeme nurga taga siis võib-olla selle 2-3 inimesega, kes tulevad. Mõned proovime tõesti, et kas tuleb rõngakujuline. Miks ära jäi? Sellepärast, et Tervise Arengu Instituut märkas meid ja ütles, et tuletas meelde ühesõnaga tervisekaitsenõudeid ja leidis, et see ei ole hea toon. Kuna minul oli kõne valmis juba, et tervitada rõõmsalt väheseid kohale tulnuid, siis seekord ei jäänud mul muud üle, kui lugeda tervituseks ette hoopis Tervise Arengu Instituudi tunnustus meile selle eest, et me otsustasime rõngaste õpitoa või töötoa ära jätta. Kas vanasti inimesed tegid rohkem suitsu, kasutasid tubakat kui tänapäeval? Kindlasti. 100 aastat ja veidi rohkem tagasi oli mittesuitsetaja meeste hulgas pigem haruldus. Võib-olla tänapäeval suitsetavaid naisi on rohkem, aga trend üldiselt on pigem hääbuv. Suitsetajaid jääb järjest vähemaks, sest inimesed on rohkem aru hakanud saama selle tervist kahjustavast mõjust, et kui suitsu või tubakas kunagi Euroopasse jõudis, siis kõigepealt ravimtaimena. Ravimtaimeks seda ilmselt tänapäeval enam ei peeta. Tänapäeval on olemas e-sigaretid, kas selliseid asju ka teil siin näitusel on? Ei ole. Meie näitus lõpeb, võib vist öelda, et Juhan Smuuliga, kes oli ka kirglik suitsetaja. Ja muuseumi ajaloolise kogu 5 esimese eseme hulka kuuluvad ka tema 2 tikutopsi ja sigaretipakk, nii et need on põhiliselt selle näituse viimased esemed. Kõige kaasaegsemad esemed. Võib-olla kõigepealt tekitab huvi see suur kuhi tikutopse. Et selle kohta on teada, vaevalt need nüüd kõik suitsetajatel olid mõeldud, et aga Muhu taluperede tikutopsi tagavarad kuulu järgi olevat küündinud kuni viljakirstutäieni. Et meile jõudis neid terve suur papp karbitäis ja samamoodi mõtlesime, et mis me need töökorras tikud tegelikult, nii et ma arvan, et me ajapikku kasutame need ära. Sigaretipakk PT on siis Juhan Smuulile kuulunud isiklik ja need 2 on Juhan Smuulile kuulunud isiklikud tikutopsid. Ja ma arvan, et ma näitan näiteks paperossi kestasid, mis jõudis meile, karp jõudis meile Vahtraste Malmilt ja tegelikult kena karp ja naisterahvad sellist karpi ära ei põlanud. Siin sees hoitakse tegelikult seesuguseid asju. Ja mina tekstiililembesena tahaksin muidugi näidata Muhu tubakakotte. Need, mille kohta ma juba rääkisin, et Ruudiköimal selliseid tarvitati, et kui pruut käis perest peressema, kihlasõnumit kuulutamas ja veimevaka jaoks ande kogumas, siis tubakat kanti kaasas just seesuguses ja pakuti siis neile, kes midagi pulmadeks kinkisid. Ja teil oli seal üks kott veel, millest enne siin juttu tehti, et... Jah, et mida mehed kasutasid tõeliselt tubaka kaasas kandmiseks, et suitsetada, need tubakakotid olid tavaliselt lihtsamad ja näiteks oinamunandi kotist siis tehti selliseid, sest looduse poolest on talle juba peaaegu õige vorm antud, et õige vähe vaja kaasa aidata, et temast siukene kena ümarapõhjaga kott saada. Ja siis on teil siin ühed masinad veel. Jah. Et millega siin tegemist on? Masinaid on meil siis üks natuke suurem, aga varasem ning teine natuke pisem ja kaasaegsem, kui nii võib öelda asja kohta, mis pärineb 50-ndatest. Et need on siis tubaka lõikamise masinad. See on Igaküla Matsilt arvatavasti 20-ndatest, 30-ndatest, et tõesti siis, kui veel tubakat rohkelt oma pere jaoks kasutati. Ja teine on saadud Kalju Tuulikult ajutiseks meile näitusele just selleks hetkeks, tema tahab oma masinad pärast tagasi. Suurem masin jääb muuseumile. Ka 50-ndatel peale teist maailmasõda, siis kui taluperedel taas raha nappis, et siis nagu tubaka kasvatamine enda tarbeks uuesti elavnes. Ja jah, et kuna tubaka kasvatamine oli meeste töö, et siis mehed ikka tegid endale sellised mehaniseeritud mänguasju, et ei peaks füüsiliselt lihtsalt nüri käsitööna oma tubakat tükeldama, siis on valmistatud masin selle jaoks.